Tere, austatud kongressist osavõtjad. Meie töörühma pealkiri on siin näha, et tegelesime spordi, tervise ja tervisekontrolliga. Siinjuures suur tänu kõikidele osavõtjatele, kes meie töörühma kaasa lõid. Tulenevalt temaatikast oli üle poole meie töörühmast otseselt seotud meditsiiniga. Ja kui minna meie ettepanekute juurde, siis kui me räägime terviseuuringutest ja tervisekontrollist seoses spordiga, siis eelkõige tõenäoliselt seostub teile sellega spordiarst, spordimeditsiin. Ja kui nüüd küsida teie käest, kui palju on Eestis Terviseametis registreeritud spordiarste, siis vastused võib tulla tõenäoliselt erinevaid, kuid see vastus on, et Eestis ei ole ühtegi Terviseametis registreeritud spordiarsti. Põhjus on lihtne, Eestis puudub hetkel spordimeditsiin kui eriarstlik eriala. See eriala kadus 90. aastate alguses ja praegu töötavad arstid, osadel on veel taskus Tartu Ülikooli vastav diplom ehk spordiarsti paberid ja uuemal ajal lõpetanutel on siis kõigil läbitud taastusravi ja füsiaatria residentuur ja ka täiendõpe spordimeditsiini valdkonnas. Ehk siis meie esimene ettepanek on kõige olulisem ehk see tagaks Eestis spordimeditsiini jätkusuutlikkuse ja terviseuuringute korralduse kaasaja tasemel. Ehk siis spordimeditsiini eriala taastamine Eestis aastatel 2011-2013 ja seejärel residentuuri käivitamine ning kindlasti on vaja meil suurendada spordimeditsiinialase täiendõppe mahtu eriarstidele ja on vaja käivitada spordimeditsiini valdkonnas töötavad arstide pädevuse hindamine. Hetkel ei ole piisavalt aega, et avada, mis on spordimeditsiin, aga spordimeditsiin on multidistsiplinaarne meditsiini eriala, mis tegeleb nii vigastuste, haiguste diagnostikaga, ravi, ennetuse, taastusraviga ja tervise edendusega. Ja lisaks terviseuuringute läbiviimisele ja spordiga seotud vigastuste ennetamisele on väga oluline ka teadus-arendustegevus, mis jällegi on edasiviivaks jõuks erialal. Väike ülevaade, mis hetkel maailmas, õigemini maailmas Euroopa Liidus erialaga toimub. Eriala on 11 riigis ja alaeriala on 6 riigis. Nüüd, missugune on Eesti tee, kas siis eriala või alaeriala, see vajab veel täiendavat analüüsi. Analüüsi vajab ka spordiarstide vajadus, kui palju oleks siis vaja koolitada, milline võiks olla sobiv koolitussüsteem, kas siis läbi residentuuri, täienduskoolituse, kas residentuur toimub Eestis või mõnes välisriigis osaliselt, see vajab täiendavat arupidamist. Esimene oluline samm juhtub kohe, ehk siis 2011 käivitab Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon spordimeditsiini valdkonnas tegutsevad arstide pädevuse hindamise. Et see on esimene samm süsteemi korrastamisel. Täna on ka juttu olnud spordimeditsiini uuringute süsteemi korrastamisest. Ja korrastamisest võiks rääkida 2 aspektist tippsportlaste osas ja teine on siis noorsportlased. Esimene, ehk siis ettepanek number 2 on seotud meil tippsportlastega.
Ehk on vaja välja töötada terviseuuringute juhised Eesti koondvõistkonda liikmetele. Tuleb kinnitada terviseuuringute põhikompleks spordiala spetsiifiliste lisauuringutega ja kindlasti tuleks kasutusele võtta ühtne dokumentatsioon. See tagab ka uuringute võrreldavuse ja infovahetuse korrektsuse erinevate asutuste vahel. Spordimeditsiini eesmärgiks tippsportis on eelkõige kaitsta ja säilitada sportlase tervist ja leida näiteks haiguseid, mis kulgevad varjatult, mis sportlasele hetkel küll probleemi ei valmista, kuid edaspidi võivad tekitada raskeid terviseprobleeme või siis ka näiteks selliseid haiguseid leida, mis vähendavad saavutusvõimet. Sümptoome nad ei anna, kuid nende leidmine parandab oluliselt tulemuslikkust. Samas need probleemid ei anna ka edaspidi olulisi probleeme tervisele. Väga oluliseks peame ka äkksurma ohu vähendamist ja vigastuste ja ülekoormussündroomide ennetamist. Ja selleks kõigeks on vajalik siis viia läbi perioodilised terviseuuringud, mis peavad olema usaldatavad, tundlikud, spetsiifilised, kuluefektiivsed. Meil ei ole vaja hakata jalgratast leiutama, alusdokumendid on olemas, mis on Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt välja töötatud ja sellele alusele saab üles ehitada Eesti tippsportlaste meditsiinilise jälgimise süsteemi. Kolmas ettepanek puudutab meil noorsportlaste terviseuuringuid. Eesmärgiks on 2015. aastaks läbi viia siis vähemalt 50% suurema treeningkoormusega lastel ja noortel terviseuuringud. Suuremaks treeningkoormuseks peame siis üle 8 tunni nädalas treenivaid lapsi. Eestis hetkel orienteeruvad 80 000 noorsportlast ja sellest pooled siis treenivad üle 5 tunni nädalas. Ja hetkel viiakse uuringud läbi haigekassa ennetusprojekti raames, kus projekti rahastab Eesti Haigekassa ja koordineerib projekti Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon. Ja uuringud baseeruvad Euroopa ja Ameerika vastavatel juhistel. Hetkel süsteem toimib 5 erinevas asutuses, siis Tartu Ülikooli Kliinikumis, Spordimeditsiini Sihtasutuses Tallinnas, Pärnu haiglas, Ida-Viru Keskhaiglas ja Narva haiglas. Käesolevas aastal saavad uuringud tõenäoliselt suurusjärgus 8500 noorsportlast. Ja praeguse plaaniga on ette nähtud mahu kasv 5% aastas, et hetkel on see väike viga, et 2015. aastaks jõuaksime siis 12 000 noorsportlaseni. Kahtlemata on vaja kaasata ka suurema ohu puhul täiendavad teenusosutajaid ja arvestada ka regionaalset aspekti, ehk siis peame leidma võimalused teenuse osutamiseks ka näiteks Saaremaal. Tagasi tulles veel üks väike täiendus, et läbi jooksnud on selline number on 10% lastest noorsportlasest saab terviseuuringud. See päris nii ei ole, sest kui me räägime sihtgrupist, kes on üle 5 tunni treenivad noored, siis neid on orienteeruvalt 40 000 ja 8500 ehk saab uuringud, ehk see number on kindlasti rohkem 10%, et räägime ikkagi üle 20%. Mul on jäänud vähe aega, ülejäänud 3 ettepanekut loen kiiresti ette. Need on harrastus- ja tervisesportlasse suunatud tervisele ohutud spordiga tegelemist propageeriva teavitustöö käivitamine, loodetavasti siis koostöös Kultuuriministeeriumiga. 5. ettepanek on tervisealase infovahetuse edasiarendamine teenuse osutajate vahel ja teiste meditsiiniasutuste vahel
ja kasutades selleks e-tervise infosüsteemi ning 6. ettepanek, millest just ka kehalise kasvatuse eelkõneleja rääkis, on siis suurendada kehalise kasvatuse rolli aktiivse eluviisi kujundajana ja meie soovitus on ka, et tulemuslikkust võiks hinnata pigem individuaalselt ja hinnata individuaalset arengut, et luua võrdsemaid tingimusi erineva füüsilise eeldusega lastele. Minu aeg on läbi. Suur tänu kuulamast! Aitäh, Rein!